ja teie ees ongi viimane vlog, kus te näete veel 2 sõidutrenni. Üks neist on siis uuel rajal ja teine, üllatus, ehk siis viimaseks rajaks valisime me siiski Red Sandi, kuna lapsed olid sellest nii vaimustuses ja soovisid siiski sinna uuesti tagasi minna. Siis me võtsime selle matka uuesti ette ja täitsime nende soovid. Ja vlogi lõpus näete ka mitte päris kõikide, aga paljude intervjuusid, kõike jutustamist siis kogu meie villa ja laagri emotsioonidest ja muljetest. Siis saab pidama pärast või? Ja miks üle ei saa? Ma ei saa. Proovisin lihtsalt, kui on.
teen teid kui üheks. Meil on töö väga hea. Unustage kõik see lihasvalu, unustage. Pole lihasvalu isegi. Viimaseks päevaks seal uus rehv alla, jah? Viimaseks võistluseks. Võistluseks, või? See ei ole võistlus. Tehase tiim. Tutikas käib kogu aeg. Alad on uus ikkagi. Reet Sand ikka tutika rehviga peale. Vastavale rajale vastavad rehvid. Oi kui nunnu. Meil on vood kui nunnu tita beebi. Nunnu tita beebi. Saab veel. Tilanne nii masendavaks läks. Lapsed on veel viimaseks sõidupäevaks, võt täpselt nii. Ma ei taha minna veel. Miks ei taha? Koju või? Kooli minna. Tahaksid siia jääda juba, jah? Mul on mingi 1000 kontrolltööd ja ma ei viitsi. Jah, tahaksid ainult sõita, eks ju? Ma täiesti mõistan sind, südamest mõistan. Viimane sõidupäev! On väga külm. Käi ruttu, pane pikad püksid. Uued augud, varad augud. Et püsti ise saama pean, kui kukungi siis tean. Et püsti ise saama pean, kui kukungi siis tean. Et püsti ise saama pean, kui kukungi siis tean. Ja kukkudes ma tean, tipp-topp, siin on tšempion, lahe tšempion. Täna läheb meil see treener ka sõitma. Siin tehakse ka tähtsaid asju. Siin praegu siin poosime niimoodi.
Siin? mis te teete? Küpsiseid? Šokolaadiküpsiseid? Ja viimase sõidupäeva puhul läksime me kõik ühiselt koos välja sööma. Okei, tere! Minu nimi on Marten ja sõidan numbriga 305 ja sõidan nagu Soomes võistlusi ja nii. Et jah. Ja siin on nüüd 3 küsimust ja mul on vaja vastata nüüd nendesse. Esimene läheb nüüd. Iseloomusta 3 sõnaga laagrit. Rahulik, siis on, ma ei tea, nagu ma ei tea nüüd, oota. Hästi on läinud, siis on ma ei tea. Hästi, siis on rahulik ja siis on õpetav laager, et nagu, et ma olen õppinud väga palju nendest asjast. Ja siis teine on lemmikrada oli Retsend. Mulle meeldis see kõige rohkem. Ja siis 3. on, mida võtad siit laagrist endaga kaasa. Kõik asendid ja siuksed, mis me oleme nagu siin harjutanud ja siuksed, et näete asendid ja kõik nagu, nojah, asendid, et aga okei. Tere, mu nimi on Romet, ma sõidan Soomes numbriga 922. Ja nüüd ma hakkan siis lugema neid küsimusi. Iseloomusta 3 sõnaga laagrit. Lõbus, vaikne ja rahulik. Lemmikrada siin Hispaanias, kus me käisime sõitmas, oli, no mulle meeldis Retsend kõige rohkem, aga oleks võinud mingid paremaid radasid ka olla, aga Retsend oli hea. Mida võtad siit laagrist endaga kaasa? No, mul asenditega oli vähe. Pidi asendeid vaatama ja asendid olid need, mis ma võtsin nüüd siit laagrist kaasa endaga. Ja Karlen on väga hea coach. Ja. Minu nimi on Miral, ja.
mulle meeldis nagu laagris kõige rohkem, et ma sain nagu, issand, miks ma, okei, unustage ära. Nii, et nagu mulle meeldis laagris kõige rohkem see, et nagu ma sain rohkem sõpru. Okei, ma sain mingi 2 sõpru lihtsalt juurde, aga nagu pole hullu, sest ma juba tean neid kõiki muusi. Aga jah, ma sain rohkem sõpru, siis mulle meeldis, et me saime üldse siia Hispaaniasse sõitma tulla. Jah, sest jah, okei. Siis kolmas asi. Ma ei tea, mulle lihtsalt meeldisid need radad siin, mis siin on. Need olid nagu kuidagi huvitavamad ja sellised, et jah, no mu lemmikrada oli Red Sand. Jah, Red Sand oli mu lemmikrada. Ma ei tea, miks, sest ma hüppasin ühe suure hüpeka 2 korda. Ma pole mitte kunagi nii suure hüpeka hüpanud, et see on väga hea asi, et ma olen õnnelik selle peale. Siis ma arvan, et kui ma lähen näiteks Soome, siis ma võtsin rohkem nagu, mu kogemata vist ropendasin. Et nagu okei, oota, mu eesti keel on väga paha praegu. Miks mu pea ei tööta, oota. Karleen, ära üldse kati neid. Las see nagu terve asi olla, ära kati. Nii, et issand, et nagu ma võtan nagu, kuida? Et nagu, noh, siin on üks paber ja ma pean vaatama selle paberi pealt, et seal paberi peal loeb, et mida võtan siit laagrist endaga kaasa. Nii, et ma võtan mingi vist tugevust ja rohkem julgust. Jah. Ma olen vist sõitnud krossi mingi 6 aastat. Ma olen ikka, minu meelest ma olen veits paha veel, aga pole hullu. Et jah, miks ma praegu nii palju räägin, aga pole hullu. Ja ma arvan, et see on läbi kohe. See on nii pehme, ma ei saa. Okei, tšau. Ma vist räägin liiga palju. Nii, tere, mina olen Marta ja ma tulin siia neid küsimusi siis vastama. Nii, iseloomustada 3 sõnaga laagrit. No, esiteks, ma mõtlen, lõbus oli. Ja rajad olid ka väga head. Ja no, soojem oleks võinud olla, aga muidu on päris hea isegi. Mis veel? Kuidas veel laager oli? No, ühesõnaga kõik oli hästi lõpus, kõik olid hästi toredad ja see meeldis mulle väga. Ja loomulikult lemmikrada oli ikkagi Red Sand, sest et noh, ma olen vaata seal varem käinud ja see on kogu aeg mu lemmikrada olnud. Mina võtan siit kaasa. No, ma arvan, ma võtan siit laagrist kaasa kehaasendi, et seda ei tohi üldse ära unustada. Ja selle võtan ka kaasa, kui me Karleeniga tegime seda pakk-pakk-pakk-kanavidat, vaata. Et see oli päris hea. Ja selle võtan ka kaasa, kui ma basseini hüppasin eelviimasel päeval või eile siis.
et see oli päris tore ja natuke külm. Mulle meeldib see KIK, see on nii tore. Aga jah, see on minu poolt kõik. Tšau, tšau, mina olen Maris, big fan of Liqui Moly, number 86. Laagrit ma iseloomustaks, et läks sujuvalt, emotsioonide rohkelt ja vigastuste vabalt. Lemmikrada poliitiliselt korrektselt oleks vist öelda, et kõik, aga tegelikult oli ikkagi Red Sand. Ja mis ma siit laagrist kaasa võtan, on uued kogemused kindlasti ja võib-olla ka veits kiirust. See you in Estonia. Nii, tere, mina olen Grete. Karleen palus siis iseloomustada meie treeninglaagrit Hispaanias ja räägin siis paari sõnaga, mis siin toimus, mis me tegime, milleks ma siia tulin ja kuidas läks. Ehk siis ma tulin tegelikult täiesti null ootustega ja pigem sellise ootusärevusega, kuna ma ei ole väga palju sõitnud varem ja need Hispaania rajad tundusid nagu tohutult hirmutavad. Aga reaalsuses oli see laager nii palju parem, kui ma oleksin kunagi üldse osanud unistada. Need rajad olid nii erinevad, nii pinnaselt kui elementidelt kui raskustasemelt. Ehk siis ma sain siit nagu kõike, alustades siis oma tsikli tundmaõppimisest, sõidutehnikast, kurvidest, soontest, isegi esimestest hüpetest. Nii et see areng tänu treenerile ja teistele kaaslastele siin ja nendele radadele oli minu meelest üllatavalt suur. Ma ei osanud isegi oodata seda. Ja ma tulin siia pigem sellise nagu ärevusega, et 20 inimest pannakse ühte majja kokku elama, käed-jalad koos 2 nädalat, et kuidas see asi kõik välja kukub, siis tegelikult ma olen nagu tohutult üllatunud, kui toredad kõik kaaslased olid, kui palju meil sai nalja, kui toetavad kõik olid, kui palju kõik panustasid siia. Et ma lähen siit ära tohutu power'iga, tohutu positiivsusega, võtan laagrist kindlasti kaasa motivatsiooni terveks hooajaks ja tohutu kogemuse pagasi juba nii lühikest aega arvesse võttes. Nii et kaasa võtan peamiselt ikkagi tänulikkuse, kogemuse, positiivsuse ja power'i, et nüüd terve see hooaeg ikkagi veel alustada siis motokrossi avastamist iseenda jaoks. Nii et suur aitäh! Tere, mina olen Andrek. Tulin koos oma elukaaslasega Gretega siia laagrisse selleks, et puhata ja treenida. Ja siinse seltskonnaga treeninglaager on olnud meeletult hea kogemus nii trenni mõttes kui üldse sotsiaalse tegevuste mõttes. Inimesed on toredad, koht on äge ja tulen kindlasti tagasi. Treeningradadest mõeldes räägiks nii, et eraldi välja ühte ei tookski, et igal rajal oli midagi pakkuda, mida meil Eestis ei ole võimalik kogeda. Nii et tasub tulla. Sellest treeninglaagrist võtan kaasa kindlasti väga meeldiva kogemuse. Edasi treenida. Aitäh! Tervist, olen Andres või Martin Schmidti isa. Olen siin kaasas nagu mehaanikuna ja
kõike abistava autojuhina, kõike, mida ma teen. Et sellest laagrist nii palju, et algul nagu sellest mingit, kas usku ei olnud, aga pole poisid käinud kunagi välismaal sõitmas, välja arvatud Läti. Aga saime siin radasid tunda, mis on mäest üles, mäest alla sõitmised, mida meil nagu Soome poole peal ei ole, meie oleme Soomest ise. Et ma arvan, poisid ja tüdrukud said mõlemad siit poolt suure innustuse. Andsin mina tüdrukutelegi, Martale ja Eliisile siin väiksed näpunäited, et ei julgenud hüpetest üle minna, andsin väiksed näpunäited, kuidas minna, kuidas gaasi anda. Et saime tüdrukudki üle hüppama, sain Karleni käest vaja natukene pahandada, et ära tüdrukutele näitasin. Lemmikradadest oli, ütleme nii, et Reetsand, kus on pehme, mida meil Soomes, Soome ongi poistel nagu meie poistel ja tüdrukutel ongi see pehme rada, kus nad armastavad sõita. Kõige parem on see, mis see oli see teine Aloga või mis see oli, mäest üles, mäest alla, kus te õppisid hüppama mäest üles, suure hooga minema, mäest üles hüpped, mäest alla hüpped, kõva pinnas. Sihuke hommikul oli pehme mitte liiv, ta on konkreetselt muda. Ise tossudega üle läks, siis oli täis löga. Aga mida siit trenni laagrist kaasa võtta on see, et iseenesest meil suur porukas, 20 inimest ja tülli me ei läinud. Eks siin väiksed vihjed igat pidi, kellele mida ei meeldi, kellele tore ei meeldinud. Et saime hakkama, proovime, kõik läksid, kellegi pead lõhki pole löönud, et lähme siit edasi, et eks lapsed said kõik, nii poisid kui tüdrukud said sellest suure kogemuse. Ma arvan, meie poisid, Romet ja Marten on käinud nagu trennides, igasugused radad saanud, aga tüdrukutel oli, ma arvan, see väga kõva. Nii et ma ei ütle, et kõik on okei, et jääme rahule ja homme hommikul lennukisse ja saame sauna. Aitäh sulle! Mina olen Kertsis. Tulin siia selleks, et õppida krossi sõitma. Lootsin, et suudan midagi rohkemat, kui ma tegelikult lõpuks suutsin. Aga lõppkokkuvõttes võib ikkagi olla nagu rahul sellega, et ma tänan väga coach Karri, kes õpetas mulle need asendid selgeks. Rääkis, kuidas erinevaid kurvi läbida. Ja ma usun, et ma sain siit väga tugeva krossipsiku sisse, et ka tulevikus krossi sõitma hakata. Algus muidugi oli minu jaoks selline, et mõtlesin, et miks ma siia tulin. Aga siis, kui me jõudsime, siis rada see oli mingi El-Crossilve, midagi siukest oli igatahes. Ja seal raja peal, kui me harjutasime igasuguseid startimisi, mäkke tõusu, see mulle väga meeldis, see harjutus. Lihtsalt brain off, lapets põhja ja läksid. Nii. Ja tänu sellele mulle ka see rada tegelikult jäi nagu kõige lemmikumaks. Aga minu jaoks olid kõik rajad siin väga huvitavad, sest et iga raja peal oli elemente, millest mul ei olnud õrna aimugi, kuidas neid läbida. Aga jah, lõpuks ma ikkagi midagi suutsin teha. Ja nüüd, mis ma siit kaasa võtan sellest laagrist? Võtan kaasa selle, et vähemalt, ma
sain mehaaniku kogemust ka, mida mul oleks olnud vaja tsikli ostmisel, sest et jah, üks asi, mille ma siit kaasa võtan, on katkine KTM, mis jah, sai põhimõtteliselt juba katkisena endale soetatud. Aga vot, kui mul oleks olnud natukenegi seda mehaaniku vaistu, siis ma oleks need vead juba koha peal katki närinud. Ja muus osas võtan kaasa tahte veel edasi areneda ka Eestis, võtta seda asja tõsiselt, hakata harjutama kurvede läbimist, nii kiiret sõitu ja siis alles viimasena hakkan ma hüpetega tegelema. Ja muidugi seltskond oli siin ka väga vapustav, et praegu ise ka imestan, et ma siin räägin juba, ma ei tea, mitmendat minutit, aga siin teistega ma ei suutnud võib-olla 1 minutitki niisugust normaalset juttu rääkida. Jah, ma olen natukene liiga endasse tõmbunud inimene ja omaette nii-öelda elanud ja mul ongi nagu teiste inimestega natukene keeruline veel suhelda, aga ma loodan, et saame normaalseteks sõpradeks ja eriti Martini ja Karri ja teistega. Nii, okei. Cut that out, please. Nonii, kuidas oli? Hea. Väga äge oli ju. Jah, sina ka räägi. Mulle ei meeldinud üldse selle lager. Mulle need inimesed üldse ei meeldinud, kes siin olid. Ära nüüd, nagu päriselt hakka õigesti rääkima. Ei, tegelikult oli väga äge oli. Super korraldajad. Karleen, Martin, Matu, Janar, mina. No tegelikult ikka... Onu Tiit. Ei, tegelikult nagu kõik andsid ikka julma panuse ju selle tegemise jaoks. Ja kõige õnnelikumad ikkagi oleme Mireli üle. Mireli oli minu meelest tohutu areng, kuigi sa oled iseenda kõige suurem kriitik. Mis tähendab? See tähendab seda, et sa ei ole mitte millegagi rahul. Pole! Sa pead saama maksimumi alati, aga nagu kohe ei saa kõike. Nii, aga tegelikult ju sul läks ülihästi. Okei. On ju? Ise oled rahul, on ju? Kui väga? 10 pallisüsteemil? 7. Päriselt või? Mis see tähendab? Mina olen küll 10. Täiega 10. Issi? 7,5. Ei ole tõesti. Partirikkujat. Mis sa räägid? Ei, seda võiks teha iga aasta. Lemmikrada oli või kus kohas sul? Red Sand. Aga nunnurada? Emme nunnurada? See pisikene selline? See ei meeldinud talle. Miks? Ei meeldinud. Igav rada oli. Aga ümberringi oli ilus, on ju? See ei tähenda, kui ümberringi, siis see tähendab, et rada on hea. Sinu meelest jah, kõik, mis on hea vaatega, on kõik sinu meelest see rada. No jaa, õitses seal kindlasti, on ju? Mina ei tulnud sinna näed, aga noh. Tahaksid tagasi tulla siia või? Jah. Aastas korra? Ei. Rohkem. Okei. Järgmine aasta näeme. Jah. I'll be back. Okei. Tervist. Martin siin. Ühesõnaga Hispaania laager. Sellest korraks siis läbi. Oli põnev. Oli edukas. Oli väga palju mõtlemist. Oli väga palju organiseerimist. Kõik sujus ilusti.
kõik jäid terveks. Kõik said oma kogemusesid kaasa võtta. Ja midagi uut ja ägedat. Ühesõnaga, laager 3 sõnaga kokku võtta arendav, kiire, huvitav. Et jah, see muud ikka öelda. Asjad kokku ja küll ma Eestisse tagasi. Ja koostöö on number 1 sellise asja puhul. Ja koostöö sujus hästi. Kõik said teha midagi, mida nad oskasid. Ja sellele ongi kõige parem meel, et punt oli vägev ja ei ühtegi kehva olukorda, ei midagi. Et oli väga äge 2 nädalat. Ja muud ei olegi. Pakime asjad kokku ja panen minema. 2 päeva sõitu autoga. Tere! Mina olen Karleen. Nii uskumatu, kui see ka ei oleks, siis meie 2-nädalane laager Hispaanias on läbi. Kätte on meil jõudnud siis reede. Homme on täiesti minekupäev, ehk siis täna on meil viimane öö siin imelises villas. Päris raske on kuidagi nagu praegust võib-olla veel seda kõike kokku võtta, millega me kõik siin hakkama saime päriselt, sest et no, see oli lihtsalt võimas. Mine ära nüüd! Mine ära! Mida sa tahad rääkida? Nüüd sa tahad vabatahtlikult või? Ma tahan sinuga koos rääkida. Ei räägi, mul on omad asjad rääkida. No nii, Karleen. Räägi nüüd. Sinu lemmikrada. Minu lemmikrada või? Jaa. Minu lemmikrada oli Alcora. Okei. 3 sõnaga siis võta nüüd kokku see kogu krempel siin. Võimas, arendav ja nunnu. Nunnu? Mida võtad siit laagrist? Ja mida võtad siit laagrist kaasa? Ainult positiivsust. Mina võtan siin majas olid päris head padjad. Padja võtaks kaasa. Ma ei mõelnud, kes see küsima. Tegid olid sidad, tegi ma pidin ise ostma siia. Et jah, padja ainult. Padja, ühe padja. On mingi pesumasinaid või külmkappe või? Ei, need jätame, need on jamad. Okei. Basseini? Ei. Okei. Aga ma olen jätnud su siia. Nii tore, aitäh sulle. Neil oli siin ennem probleem, et mehed ei taha eriti rääkida, eks ju, ja nüüd siis, kus kõigil on juba see hoog sees, siis tuleme vabatahtlikult rääkima. Issand jumal. Täna siin maja peal ringi käies, no, mis mul ikka veel tuleb. Täna siin maja peal ringi käies lihtsalt kõnnid ja vaatad neid inimesi, kellega sa oled siin olnud 2 nädalat. Meid oli kokku 20 inimest pluss 2 beebit. Müstika. Üle pooled siin ei teadnud 11. Mina nagu teadsin kõiki välja arvatud Genertit ja Hedit ja nende beebit. Aga ma absol ei põdend mitte kordagi seda, et kas kellegiga tuleks mingi draama, jaama, maama, mida iganes. Ma teadsin neid inimesi juba nagu selles mõttes piisavalt palju selle just laagri jaoks, et kõik on lihtsalt super toredad inimesed. Väga raske on leida neid õigeid sõnu siia kirjeldamaks seda, mida ma täna tegelikult tunnen, kus on 2 nädalat trenne tehtud, 8 sõidupäeva ja mitte keegi ei ole vigastatud, sest see oli mu suurim mure,
et osad siin tulid ilma vanemateta ja ikkagi minu peal on see vastutus suurem jaolt. Kuigi meil on siin üle poole pundist ikkagi nagu täiskasvanud inimesed, siis jah, see vastutuse tunne oli väga-väga rängalt suur. Ja ma räägin, täna on nagu nii kergendav öelda, mitte kellegiga mitte midagi ei juhtunud. Ja seda kõike tehes veel arengut. Ja nagu oligi see ka, et meil oli siin ju siis Marten, Romet, Marta, Eliis ja Mirel, kes on ikkagi nagu nooremad ja mul oligi nagu see küsimärk, et kuidas nad kõik klapivad omavahel. Et kas tuleb mingeid intsidente või siukseid, no nagu ikka noortel on mõningaid arusaamatusi ja ei soovi nagu nii hästi võib-olla sõbruneda teatud seltskondades, aga päriselt ka esimesest päevast saadik kõik olid nagu üks suur perekond. Nii suured kui väiksed, kui beebid, kui kõik, kes me siin olime. See tegi mul nagu südame nii hellaks ja teeb ikka veel, et nagu kuidas see on võimalik. Ja nagu oligi, kui me siin istusime eile õhtul lõpuks pika laua taha ja rääkisime, siis ma nagu ütlesin ka, et see kõik on liiga hea, et olla tõsi. Nagu, kas tõesti mitte millegi üle ei saa me päriselt ka nagu kurta või? Et jah, lihtsalt müts maha kõigi ees, kes siin nagu olid meil ja see oli lihtsalt see müstika tiimitöö, mis meil toimus. Uskumatu. Ja just siinkohal ongi see, et osad olid täiesti võõrad oma vahel ja kõik klappis, kõik tiimitöö puhtalt klappis. Isegi kui kellelgi oli midagi öelda, et meil olid siis hommikutoidu vahetused ka ja ikkagi pidime vahepeal jagama, sest üks inimene ei saa 2 nädalat iga jumala hommik nagu mingi 5-6 olla orav rattas, et 20 inimesel toita kõhud ära. Aga kõik oli nii iseenesestmõistetav ja see oli kõige võimsam. Ja teine asi, mis oli selle laagri juures võimas, oli see meie majutus siin. Uskumatu place. Kõigile saime jaotatud täpselt majas nagu toad nii, et ei oleks mingi probleeme, et ala beebidega pered sinnapoole, need, kes on üksikud sinnapoole, paarid sinnapoole, et nagu uskumatu. Aga kui nüüd siis tulla selle asja juurde, miks me päriselt siia tulime, ehk siis Krossi laager. Vau! Lihtsalt vau! Mis kogemuse ma siin treenerina sain. Nähes, meil oligi pundis nüüd ainuke sõitja, kes oli eelnevalt käinud Hispaania laagris, oli Marta. Ja mul kerge hirm oli, et teades, mis rajad ma nagu valisin siia. No ma tegelikult suuremalt valisin siuksed rajad, mis on nagu safe'id. Et ei ole liiga siukest üles-alla hispaanialikku nagu rada. Et siukse peal me saime 2 korda käisime, ühe sama raja peal 2 korda. Kus ma nägin tegelikult jah, siis nende pealt seda kerget hirmu. Et Karlen, kas see on päriselt, ongi siuke rada või? Et üles-alla ja alla hüpped ja oi mägise, kõik kokku. Ja kogu selle laagri ma saingi. Ma arvan, et vähemalt enda arust ma tundsin, et kõik läks super hästi, paremini, kui ma oleks osanud oodata. See kõik õnnestus tänu sellele, et mul on enda kogemus Hispaania laagriga nagu all. See, kui ma ise käisin Jotjat Racersite laagris, et ma tollel ajal keskendusin küll kui sõitjana seal trennides kõigele sellele, mis mulle õpetati seal, aga just need õpetusviisid, need mul jäid kuidagi automaatselt endale kõrva taha. Ja neid ma rakendasin päris kõvasti seekord siin meie laagris ka. Ja nendest oli tohutult kasu. Ja siinkohal ma ei tea, mis on see siis nagu see võti sellesse, et kõik hästi õnnestus. Ma arvan, et see on lihtsalt, ongi puhtalt see, et lihtsalt
tee seda, mida sa armastad ja ümbritse ennast nende inimestega, kes austavad seda, mida sa teed ja nii lihtne see vist ongi. Ja see ongi põhimoto lause selles nagu laagrisse, mis me nüüd purki saime. Ja tõesti, iga sõitja, kes siin laagris oli, tegi vähemalt sellise arengu. Oli see siis kas täiesti ABC nagu harjutus, kus ma nägin, et ta sai aru, mida ma palusin tal teha. Ta sai aru, et see on parem kui see, mis ta varem tegi. Ja ma nagu jah, tõesti need trennipäevadel ma mõtlesin, ma seletan endal hinge välja. Aga minu eesmärk oli see, et iga jumala laagriline saab aru, mida ma talt nagu soovin raja peal saada. Ja see õnnestus. Ja igapäevaselt siis sõitjad pididki täitma arenguankeete ja seda kõike puhtalt ainult sellepärast, et ma nagu ise enda laagris, kui ma käisin seal, Jotjut Racersite laagris, ma tegin iseseisvalt, ma ei käskinud mul pidada päevikut, aga ma tahtsin pidada päevikut sellepärast, et ma olin kuu aega ja kui ma ei oleks pidanud seda päevikut, mul ei oleks jäänud see metsik infoküllus, mis ma sealt sain. See ei oleks elu sees mulle jäänud külge. Ja sealt oligi see, et ma võtsin juba sealt selles neti, et davai, selles laagris ma tahan, et nad iga päev, iga sõitja kirjutab kas või paari sõnaga, mida ta täna õppis ja millest ta soovib veel areneda. Ja tõesti, nad keskendusid, mõtlesid, kes kirjutas vähem ja konkreetselt, kes kirjutas ennast rohkem lahti. Ja ma loodan ja usun, et nad mõistavad ise ka, et see oli ainult nende kasuks, see, et need ankeedid olid. Tänasel päeval on nii raske veel endast kõike nagu siis lahti rääkida. Aga lihtsalt ma loodan, et te usute ja saate aru, kui ma ütlen lihtsalt ühe sõna selle laagri kohta. Võimas. Lihtsalt võimas. Ja tõesti Tiit, Andri, Martin, Janar, Gert, see vaev, mis nad nagu nägid kõige transpordi juures tehnika korrasolu vastutamise eest ja metsik töö, metsik tiimitöö. Ja nagu siin lihtsalt ei jaksa ära tänada neid inimesi, kellega me olime siin. Müstika. Et ma loodangi lihtsalt jah, et kõik saavad aru, et lihtsalt see läks nii hästi. Ja kõik see, et põhiliselt jah, sellel laagri ajal nüüd siis, kui oli raja kõrval see pesemisvõimalus, tsiklite pesemisvõimalus, siis reaalselt mõelge nüüd seda. Tiit pesi iga kord 10 tsiklit peale trenne. 10 tsiklit. 8 päeva. 10 tsiklit. Üks inimene. Seal küll teised mehed pakkusid ka seda abi, aga ta võttis justkui selle pigem rohkem enda peale, et tal nägi see kõrvalt ka nii lihtne välja, et isegi väga jah, respekt. Lõpetuseks soovingi vast öelda siia lõppu, et ma olen nii tänulik, et sihuke asi siis läks korda ja kõik õnnestus täpselt nii, nagu me kõik lootsime, et ainult positiivsus, positiivsus, positiivsus igas nurgas, igas inimeses. Ja me lähme siit kõik omal jalul koju, kõik on nagu viimase peal, nagu ta ongi. Ja tõesti, ma sain sellest nagu endalegi nii metsiku motivatsiooni treenerina, et me kindlasti korraldame midagi taolist veel. Mitte midagi taolist, vaid kindlasti kas täpselt sama head või veel paremat. Teeme ära, kindlasti veel.